See on Pol Pot, halastamatu diktaator, kes tappis 2 miljonit inimest ja mis veel hullem, need olid tema enda inimesed. Aga mis siis tegelikult juhtus? Enne kui Pol Potist sai üks tuntumaid punaste khmeeride juhte, oli ta lihtsalt jõukast Kambodža perest pärit poiss. Tema päris nimi oli Salot Saar. Tema täpse sünniaasta osas on mõningaid lahkarvamusi. Mõned vanad andmed väidavad, et see oli 1928, samas kui paljud ajaloolased kasutavad aastat 1925. Selge on see, et ta sündis Prei Brexpovis, väikeses külas Kampong Tomis, Kambodža keskosas. Salot Saari perekonna elu ei olnud võrreldes paljude tollaste tavaliste talupoegadega raske. Tema isal olid oma enda riisipõllud ja lehmad. Nende perel oli ka sidemeid Kambodža kuningliku perekonnaga. See oli oluline, sest see andis Salot Saarile võimaluse õppida Phnom Penhis, riigi pealinnas. Ta oli veel laps, kui ta saadeti sinna elama koos sugulastega. Sel ajal oli Kambodža veel Prantsusmaa kontrolli all. Riigist sai Prantsuse protektoraat 1863 aastal. Kambodžal oli küll oma kuningas, kuid Prantsuse valitsusel oli tugev kontroll riigi poliitika ja valitsemise üle. Tegelikult on Kambodža ajalugu sellest palju vanem. 100 aastaid enne Prantsusmaa tulekut oli see võimsa Khmeri impeeriumi keskus. Üks selle impeeriumi kuulsamaid pärandeid on Angkor Wat, budistlik tempel. Kuid Khmeri impeerium nõrgenes sajandite jooksul. Kui Euroopa koloniaalvõimud saabusid Kagu-Aasiasse, Kambodža polnud enam nii võimas kui varem. See on riik, kus kasvas üles Salot Saar, suure ajalooga maa, kuid Prantsusmaa kontrolli all. Phnom Penis õppis Salot Saar esmalt budistlikus kloostris. Ta oli noviitsmunk ja õppis budismi kohta. Ja õppis khmeri keelt lugema. Seejärel õppis ta katoliku koolis, kus kasutati Prantsuse haridussüsteemi. Teda ei tuntud hea õpilasena. Ta huvitus rohkem spordist kui õppimisest, kuid tänu oma perekonna sidemetele ja heale seisundile sai ta siiski õppida paremas koolis. Kui Salot Saar kasvas üles, muutus Kambodža kiiresti. 1941 aastal suri kuningas Sisovat Munipong. Teda asendas noor Norodom Sihaluk. Sihaluki oodati. Prantsuse võimud arvasid, et neil on uut kuningat lihtsam kontrollida, kuid järgmistel aastatel sai Sihalukist ise oluline isik Kambodža iseseisvuse eest võitlemisel. Samal ajal laienes teine maailmasõda Aasiasse. Jaapan tungis Prantsuse Indo-Hiina ja sai seal kontrolli Kambodža üle. Samal ajal jätkas Prantsuse administratsioon mõnes valitsuse osas tegutsemist. 1945 aasta märtsis, kui teine maailmasõda hakkas lõppema, toetas Jaapan Prantsuse koloniaalvõimu lõppu Kambodžas ja kuningas Sihanouk kuulutas Kambodža iseseisvuse välja, kuid see kestis vaid lühikest aega. Pärast Jaapani kaotust 1945 aastal Prantsusmaa tuli tagasi ja võttis taas kontrolli Kambodža üle. Siit hakkas tugevnema küsimus, millega paljud noored kambodžalased tol ajal silmitsi seisid. Miks peab mõni teine riik Kambodžat kontrollima? Samal ajal kasvas soov iseseisvuse järele. Salot Saar jättas samal ajal oma õpinguid. Ta ei lõpetanud korralikult traditsioonilist keskharidust. Seetõttu õppis ta tisleritööd ühes tehnilises koolis Phnom Penis, kuid 1949 aastal avanes talle suur võimalus. Ta sai valitsuse stipendiumi, et minna õppima Prantsusmaale. Selle aja Kambodža noore jaoks oli see tohutu võimalus. Pariis oli selle riigi pealinn, mis Kambodžat ise kontrollis. Prantsuse koloniaalsüsteem ootas, et nende kolooniatest pärit üliõpilased õpivad, lõpetavad kooli ja naasevad haritud spetsialistidena. Aga Salot Saariga juhtus teisiti. Pariisi saabudes õppis ta raadioelektroonikat. Aga nagu ka siis, kui ta oli Kambodžas, polnud tema õpitulemused koolis head. Ta hakkas rohkem huvituma poliitikast. Paljud Kambodža tudengid Pariisis vaidlesid tol ajal oma riigi tuleviku üle. Nad tahtsid, et Prantsusmaa kontroll lõppeks ja Kambodža saaks täielikult iseseisvaks. Siin hakkas Salot Saar lähenema vasakpoolsetele ja kommunistlikele gruppidele. Ta liitus Kambodža üliõpilasorganisatsioonidega ja suhtles teiste noortega, kellest said hiljem samuti olulised tegelased punahmeeride seas. Nende hulka kuulus ka Ieng Sari, kellest sai liikumise üks kõrgeimaid ametnikke. Punahmeeride tribunaali andmetel kuulus Salot Saar Pariisis asuvasse marksistlikku ringi, mis oli salajane Kambodža üliõpilaste grupp, kes õppisid ja arutasid kommunistlikke ideid. Siin tutvus Salot Saar marksismi ja teiste kommunistlike ideedega. Mõned noored võtsid selle idee kiiresti omaks.
Nende sõnul peaks nende riik olema vaba ega tohi olla teiste võimsate riikide kontrolli all. Kuid Salotsari poliitilised ideed ei kujunenud välja ühe ööga. Pariisis viibides ta muutus järk-järgult rohkem huvitatuks revolutsioonist kui oma õpingutest. Samal ajal tugevnes kogu Aasias ka kommunistlik liikumine. Mao Zedongi juhitud kommunistlikud jõud võitsid Hiinas 1949. Aastal lähedal asuvas Vietnamis võitles kommunistide juhitud Viet Minh Prantsusmaa vastu iseseisvuse nimel. Mõnele Kambodža üliõpilasele Pariisis. Need sündmused näitavad, et on võimalik koloniaalvõimu organiseeritud revolutsiooni abil võita. Samal ajal tugevneb ka iseseisvusliikumine Kambodžas. Prantsusmaa tegi mõned poliitilised reformid, toimusid valimised ja loodi uus põhiseadus. Aga paljudele Kambodža rahvuslastele jäi sellest siiski väheks. Nemad tahtsid, et Prantsuse kontroll täielikult kaoks. Samal ajal algas Vietnamis 1946 aastal esimene Indo-Hiina sõda. Prantsusmaa võitles Ho Chi Minhi juhitud Viet Minhi vastu. Konflikt jõudis ka mõnesse Laose ja Kambodža ossa. Selle tõttu muutus Prantsusmaal kogu Prantsuse Indo-Hiina kontrollimine veelgi raskemaks. Lisaks suurenes surve anda Kambodžale rohkem vabadust. Kui Kambodža lähenes tõelisele iseseisvusele, hakkas Salotsar oma Pariisi õpinguid üha enam unarusse jätma. Ta kukkus eksamitel läbi 3 korda ja kaotas oma stipendiumi. 1953 aastal ta pidi naasma Kambodžasse. Samal aastal saavutas Kambodža täieliku iseseisvuse Prantsusmaast kuningas Norodom Sihanoukki juhtimisel, kuid Salotsar, kes naasis oma kodumaale, oli hoopis teistsugune inimene võrreldes noormehega, kes 4 aastat tagasi lahkus. Ta lahkus Pariisi õppima stipendiaadina, kuid naasis inimesena, keda huvitas juba rohkem kommunistlik revolutsioon. 1953 aastal kuningas Norodom Sihanouk intensiivistas oma kampaaniat täieliku iseseisvuse nimel. Prantsusmaa oli samuti nõrgenenud Vietnami sõja ja kogu Indo-Hiinas kasvava vastuseisu tõttu Prantsuse võimule. 1953 aasta novembris saavutas Kambodža lõpuks iseseisvuse. Aga see ei tähendanud, et riik oleks kohe rahulikuks muutunud. Algasid küsimused selle kohta, kes hakkab juhtima ja millist valitsusvormi pärast Prantsuse võimu kehtestatakse. Samal ajal hakkas Salotsar tegutsema Kambodža kommunistlikus liikumises. Ta võttis ühendust erinevate rühmitustega, kes soovisid riigi poliitilist süsteemi muuta. Alguses ei olnud relvastatud revolutsioon tema peamine meetod. Kommunistid püüdsid esmalt saavutada mõju seadusliku poliitilise tegevuse kaudu. 1954 aastal lõppes esimene Indo-Hiina sõda. Genfi konverentsil tunnustati Kambodža ja Laose iseseisvust. Vietnam jagati kommunistlikuks Põhja-Vietnamiks ja antikommunistlikuks Lõuna-Vietnamiks, oodates poliitilist kokkulepet, mis aga hiljem plaanipäraselt ei teostunud. Varsti puhkes Vietnamis taas suur konflikt. Ameerika Ühendriigid toetasid Lõuna-Vietnami, samal ajal kui Nõukogude Liit ja Hiina toetasid kommunistlikku Põhja-Vietnami. Kuna Kambodža asub otse Vietnami kõrval, oli Kambodžal raske sõjast täielikult eemale jääda. Hiljem kasutasid Põhja-Vietnami väed ja Viet Cong oma operatsioonide toetamiseks Lõuna-Vietnamis marsruute ja baase, mis asusid Ida-Kambodžas ja selle lähedal. Selle tõttu sattus Kambodža järk-järgult Vietnami sõtta, kuigi see polnud algselt peamine lahingutanner. Samal ajal toimusid Kambodža poliitikas suured muutused. 1955 aastal Sihanouk loobus kuninga troonist ja andis selle oma isale. Ta tegi seda selleks, et ise poliitikasse siseneda. Kuningal ja poliitikutel on erinevad rollid. Selle tõttu lõi ta Sankumi, poliitilise liikumise, mida ta ise juhtis. Sankum võitis 1955 aasta valimistel suure ülekaaluga. Pärast seda sai Sihanoukist kõige mõjukam poliitiline tegelane Kambodžas. Kommunistide ja teiste valitsuse vastaste jaoks ei olnud olukord hea. Paljud neist olid sunnitud tegutsema salaja. Sel ajal elas Salotsar Phnom Penhis nagu tavaline inimene. Ta töötas õpetajana ühes erakoolis, kus ta õpetas ajalugu, geograafiat ja prantsuse kirjandust, kuid väljaspool klassiruumi jätkas ta oma salajast poliitilist tegevust. 1956 aastal ta abiellus Keofolariga, naisega, kes oli samuti pärit haritud Kambodža perekonnast ja seotud kommunistliku liikumisega. Aastate möödudes nõrgenes legaalne opositsioon Sihanouki vastu veelgi. Kuna oli raske avalikult tegutseda, muutus maa-alune kommunistlik liikumine organiseeritumaks. 1960 aasta septembris
Kambodža kommunistid pidasid salajase koosoleku Phnom Penis. Sellest sündis partei uus juhtkond ning parteid tunti hiljem Kampuchea kommunistliku parteina. Toh Samutist sai sekretär, samal ajal kui Nguyen Cha sai asetäitjaks. Ka Salot Saar kuulus kõrgeimasse juhtkonda. See oli suur samm Salot Saari jaoks. Endisest üliõpilasest ja õpetajast oli temast nüüd saanud üks Kambodža kommunistliku liikumise kõrgeimaid juhte. Aga tema positsioon tõusis veelgi kiiremini. 1962 aastal tapeti Toh Samut. Pärast seda toimus juhtkonnas muudatus. 1963 aasta veebruaris valiti Salot Saar kommunistliku partei sekretäriks. Nguyen Cha sai tema asetäitjaks. Sel hetkel oli Salot Saar juba Kambodža kommunistide peamine juht. Samal ajal suurenes valitsuse surve vasakpoolsetele rühmitustele. Kuna Phnom Penis oli ohtlikuks jäänud, lahkus Salot Saar pealinnast ja peitus džunglialadele Vietnami piiri lähedal. Siin algas tema elu uus etapp. Poliitiliste koosolekute ja klassiruumis õpetamise asemel kulutas ta peaaegu kogu oma aja salajase revolutsioonilise liikumise ülesehitamisele. Džunglis tegi Salot Saari grupp alguses koostööd Vietnami kommunistidega. Tollal oli Põhja-Vietnami kommunistlik liikumine tugevam ja kogenum. Seega oli nende abi Kambodža revolutsionääridele väga oluline. Kuid mida tugevamaks Salot Saari grupp muutus, seda rohkem soovis ta olla Vietnamist sõltumatu. Tal oli tugev Kambodža rahvuslus ja ta ei tahtnud, et Kambodža tulevikku kontrolliksid Vietnami kommunistid. 1960-ndate keskpaigas käis Salot Saar ka Põhja-Vietnamis ja Hiinas. Hiinas nägi ta Mao Zedongi suurt poliitilist kampaaniat ja ideed, et revolutsioonijõuna saab kasutada suurt talurahva hulka. See oli Kambodža jaoks oluline, sest enamik riigi elanikkonnast elas maapiirkondades ja töötas talunikena. Nii kujunes Kambodža kommunistidel järk-järgult välja omaenda revolutsiooni versioon. Selle asemel, et loota linnade vabrikutöölistele, tahtsid nad teha maapiirkondade talunikest peamise jõu. 1966 aastal hakkas Angi partei kasutama nime Kampuchea kommunistlik partei. Sihanouk kasutas aga terminit punased khmeerid, et viidata Kambodža kommunistidele. Khmer viitab Kambodža peamisele rahvale ja kultuurile, samas kui rouge on prantsuskeelne sõna punase kohta, värv, mis on ammu seotud kommunismiga. Hiljem sai punastest khmeeridest liikumise kõige tuntum nimi. Samal ajal kui punased khmeerid salaja kasvasid, suurenesid ka probleemid maapiirkondades. Paljud vaesed talunikud olid vihased korruptsiooni peale, kõrged võlad, probleemid maaga ja viis, kuidas mõned valitsusametnikud neid kohtlesid. Aastal 1967 puhkes suur rahutus Samlauti piirkonnas Batambangi provintsis. Protest algas riisikogumise probleemide ja talunike viha tõttu kohalike võimude vastu. See viis vägivallani ja valitsuse ulatusliku mahasurumiseni. Paljud inimesed tapeti, arreteeriti või põgenesid džunglisse. Punaste khmeeride jaoks oli see võimalus saada palju toetajaid. 1968 aasta jaanuariks algas juba organiseeritum relvastatud ülestõus valitsuse vastu. Kommunistlikud võitlejad ründasid mitmeid valitsuse sõjaväe ja politsei positsioone. Tollal polnud punastel khmeeridel veel suurt jõudu ja Kambodža valitsus oli endiselt tugevam. Kuid võitlus oli juba alanud ja see kasvas järk-järgult järgmistel aastatel. Kui üha rohkem maapiirkondade kogukondi mõjutasid valitsuse repressioonid ja laienev Vietnami sõda piirialadel, liitus üha rohkem inimesi mässuga. Sel ajal hakkas Salot Saar sagedamini kasutama nime Pol Pot. Enamik tavalisi kambodžalasi ei teadnud kohe, kes tegelikult oli salajase kommunistliku liikumise juht. Parti oli väga salajane ja isegi nende peamise juhi nime polnud lihtne teada saada, kuid varjamise varjus kasvas Pol Poti võim kiiresti. Ja Kambodža ei teadnud veel, et väike kommunistlik mäss, mis algas džunglialadel, oli peagi kasvamas suuremaks tänu ühele veelgi suuremale poliitilisele kriisile. See sündmus kõrvaldab Sihanouki võimult ja annab punastele khmeeridele võimaluse värvata palju uusi sõdureid ja toetajaid. 1970 aastaks. Kambodžas kodusõja käik muutus äkitselt. Selle üheks peamiseks põhjuseks oli kõrvalriigis toimuv Vietnami sõda. Põhja-Vietnami väed ja Vietkong kasutasid tol ajal Ida-Kambodža mõningaid piirkondi liikumiste ja peidupaigana oma sõduritele ja varustusele. Selle tõttu hakkasid Ameerika Ühendriigid pommitama sihtmärke Kambodža sees. 1969 aastal
Ameerika eesmärk oli hävitada Vietnami kommunistide baasid ja varustusteed, kuid pommitamise laienedes kannatasid ka paljud tavalised kambodžalased maapiirkondades. 1970. aasta märtsis, kui Sihanouk viibis välismaal, tagandas Kambodža rahvusassamblee ta võimult. Kindral Lon Nol, kes oli tol ajal peaminister, sai uue valitsuse peamiseks juhiks. Hiljem nimetati seda Khmeri vabariigiks. Uus valitsus oli Ameerika Ühendriikidele lähedasem ja soovis Põhja-Vietnami ning Vietkongi väed Kambodžast välja ajada. Sihanouk põgenes Hiinasse. Seal toimus suur muutus. Endine punahmeeride vaenlane sõlmis nüüd nendega liidu, et kukutada Lon Noli valitsus. See oli Pol Potile väga oluline. Paljud Kambodža maapiirkondade elanikud olid endiselt Sihanoukile lojaalsed. Kui endine kuningas kutsus üles mässu toetama, liitusid paljud inimesed, isegi kui nad polnud kommunistid. Samal ajal aitasid ka Põhja-Vietnami väed Lon Noli valitsuse vastu võidelda. Selle tõttu kaotas Phnom Penh kiiresti kontrolli suurte maapiirkondade üle. Punahmeerid tugevnesid veelgi, sest nad said rohkem relvi, väljaõpet ja uusi värvatuid. Kodusõda kasvas kiiresti. Ühel poolel oli Lon Noli valitsus, keda toetasid Ameerika Ühendriigid. Teisel poolel olid punahmeerid ja teised jõud, kes tahtsid uut valitsust kukutada. Aga mida kauem sõda kestis, seda tugevamaks muutus Pol Poti enda jõud. Ta ei tahtnud enam sõltuda Vietnami kommunistidest. Ta soovis, et just punahmeerid ise saaks Kambodžas peamise kontrolli. Punahmeeride kasvule aitas palju kaasa ka pidev segadus maapiirkondades. Paljud külad hävitati lahingute ja pommitamiste tõttu. Paljud pered kaotasid oma kodud ja talud. Kui olukord halvenes, kaotas üha rohkem inimesi usu Lon Noli valitsusse. 1970. alguses Ameerika jätkas sõjalise ja rahalise toetuse andmist Phnom Penhi valitsusele, kuid samal ajal hakkasid Ühendriigid järk-järgult Vietnami sõjast lahkuma. 1973. aastal sõlmiti rahuleping, et lõpetada Ameerika otsene sõjategevus Vietnamis, kuid kodusõda Kambodžas ei lõppenud. Lon Noli valitsus üritas vaherahu sõlmida, kuid punakmeerid jätkasid rünnakuid. 1973. aastal olid punakmeerid juba peaaegu Phnom Penhini jõudnud. Nende peatamiseks alustasid Ameerika Ühendriigid ulatuslikku pommitamiskampaaniat nende positsioonide vastu. See peatas ajutiselt punahmeeride edasiliikumise, kuid ei suutnud sõjakäiku lõplikult muuta. 1973. aasta augustis Ameerika pommitamine Kambodžas lõppes. Sellest ajast alates sattus Lon Noli valitsus veelgi raskemasse olukorda. Suurt osa riigist kontrollisid juba punahmeerid. Ainult Phnom Penh ja mõned suured linnad olid veel valitsuse kindla kontrolli all. Pealinna saabus ka tohutult palju põgenikke, kes põgenesid maapiirkondadest. Phnom Penhi elanikkond kasvas kiiresti ja linnal hakkas nappima toitu, kütust ja muid tarvikuid. Samal ajal lähenesid punakmeerid üha enam. 1975. aasta alguseks nad olid peaaegu täielikult Phnom Penhi ümber piiranud. Nad kontrollisid paljusid teid ja marsruute pealinna suunas. Toidu ja laskemoona toimetamine linna muutus väga raskeks. 1. aprillil 1975 Lon Nol lahkus Kambodžast. Ülejäänud valitsusväed jätkasid veel võitlust, kuid oli selge, et pealinna langus on lähedal. 17. aprillil 1975 punahmeerid sisenesid Phnom Penhi. Lõppes peaaegu 5 aastat kestnud võitlus Khmeri vabariigi vastu. Paljude elanike jaoks võis tunduda, et kodusõja põhjustatud hirm ja nälg on nüüd läbi, kuid Pol Pot soovis ehitada hoopis teistsuguse Kambodža. Alguses vaid väheseid väljaspool liikumist teadsid, kes tegelikult oli punahmeeride kõrgeim juht. Nende juhtkond oli salajane ja Pol Poti nähti avalikkuses harva, kuid partei sees oli tema juba kõige võimsam inimene. Hiljem mõisteti, et punahmeeride peamine plaan oli luua uus ühiskond, mis keskendub põllumajandusele. Juhtkond uskus, et Kambodža peaks elama oma toidu ja ressursside abil ilma teistest riikidest sõltumata. Selleks tahtsid nad viia elu keskpunkti linnadest maapiirkondadesse. Nad ei usaldanud paljusid inimesi, kes elasid linnades. Punaste khmeeride jaoks pidid talunikud olema uue Kambodža peamine osa. Nad tahtsid ka kaotada eraomandi ja muuta paljud põllumajandustööd kollektiivseks. Selline radikaalne põllumajandussüsteem sai nende valitsuse üheks peamiseks ideeks ja nad alustasid kohe selle plaani elluviimist.
Vaid mõni tund pärast Phnom Penhi vallutamist käskisid punased khmeerid inimestel linnast lahkuda. Miljonitele elanikele, sealhulgas valuritele, lastele, haigetele ja haavatutele öeldi, et nad peavad maapiirkonda minema. Mõnele öeldi, et evakueerimine on ajutine, sest linna võidakse pommitada, kuid see polnud lihtsalt ajutine evakuatsioon. See oli osa punaste khmeeride plaanist kaotada linnalik eluviis ja muuta kogu Kambodža põllumajandusühiskonnaks. Inimesed jätsid maha oma kodud, töökohad, poed ja vara. Isegi haiglapatsiendid sunniti lahkuma. Vaid mõne päevaga muutus Phnom Penh, mis varem oli rahvast täis, peaaegu tühjaks. Varsti evakueeriti ka teised linnad. 1976 aasta jaanuaris riik nimetati ametlikult demokraatlikuks Kambodžaks. Paberil oli sellel uus valitsus ja põhiseadus. Aga tegelik võim oli Kambodža kommunistlikul parteil ja väikesel juhtide rühmal Pol Poti ümber. Sihanouk, kes aitas kodusõja ajal punastel khmeeridel, tuli tagasi Kambodžasse. Aga tal ei olnud enam tegelikku võimu. 1976 aastal taandus ta oma ametikohalt ja hiljem pandi ta koduaresti. Sel hetkel oli kogu riik punaste khmeeride kontrolli all ja nende varasem lubadus luua uus Kambodža muutus kiiresti väga karmiks süsteemiks. Võeti ära palju isiklikku vara, paljud koolid ja usulised asutused suleti. Paljud peredelt lahutati ja suur osa elanikkonnast saadeti kollektiivfarmidesse ja tööpaikadesse. Kodusõda on läbi, kuid tavalise kambodžalase jaoks algab alles Pol Poti ajastu kõige pimedam periood. Pärast seda, kui punased khmeerid vallutasid Kambodža 17. aprillil 1975. Algas Pol Poti valitsusaja kõige pimedam periood. Uus valitsus tahtis täielikult muuta kambodžalaste elu. Nende plaan oli muuta Kambodža põllumajandusriigiks, mis peaaegu ei sõltu teistest riikidest. Selleks nad viisid paljud inimesed linnadest välja ja saatsid nad maapiirkondadesse, et töötada ühistaludes. Maa ja saaki kontrollis valitsus. Tavalistel inimestel polnud enam peaaegu üldse oma äri ega eraomandit. Punased khmeerid soovis, et toidu tootmine kasvaks kiiresti, kuid nende seatud eesmärgid polnud reaalsed. Inimesi sunniti töötama pikki tunde, kuigi neil polnud piisavalt toitu ega puhkust. Paljud jäid haigeks, nälja, ületöötamise ja korralike ravimite puudumise tõttu. Selle asemel, et põllumajandus areleks, tekkis hoopis ulatuslik toidupuudus. Probleemiks polnud ainult raske töö. Punased khmeerid lõi väga range süsteemi, kus inimest oli lihtne süüdistada valitsuse vastases tegevuses. Sihtmärgiks olid endised valitsusametnikud, sõdurid, õpetajad, usujuhid, spetsialistid ja kõik teised, keda kahtlustati uue süsteemi vastases tegevuses. Isegi punaste khmeeride enda liikmed polnud kaitstud. Aja jooksul muutus juhtkond üha kahtlustavamaks nende suhtes, keda nad pidasid reeturiteks või spioonideks. Parteisiseselt toimusid suured puhastused ning samuti piinati usulisi ja etnilisi kogukondi. Budismi suruti tugevalt maha ja paljusid munki sunniti oma usuelust loobuma. Etnilised vietnamlased ja Chami moslemid kuulusid nende kogukondade hulka, kes kogesid ulatuslikku tagakiusamist. Hiljem tunnistas punaste khmeeride tribunaal, et Vietnami ja Chami rühmade vastu pandi toime genotsiid. See on üks põhjusi, miks Kambodžas toimunut ei nimetata lihtsalt massimõrvadeks. See kuulub ka 20. sajandi kõige rängemate genotsiidide hulka. Üks tuntumaid hirmupaiku oli S21 vangla Phnom Penis, mis oli varem kool ja on nüüd tuntud kui Tuol Slengi genotsiidi muuseum. Siia toodi inimesed, keda kahtlustati punaste khmeeride vastastes tegevustes. Sageli sunniti neid üles tunnistama kuritegusid, mida nad polnud toime pannud ja nimetama väidetavaid kaasosalisi. Hinnanguliselt 14 000 kuni 17 000 inimest vangistati. S21S. Vaid vähesed jäid ellu. Kambodža eri osades rajas punased khmeerid samuti palju kinnipidamis- ja hukkamispaiku. Hiljem said paljud neist kohtadest tuntuks kui tapmisväljad. Kuid mitte kõiki, kes Pol Poti ajal surid, ei tapetud otseselt. Väga paljud surid ka nälja, haiguste, ületöötamise ja arstiabi puudumise tõttu. Alates 1975 aasta aprillist kuni 1979 aasta jaanuarini hinnanguliselt suri peaaegu 2 miljonit kambodžalast punaste khmeeride võimu all. See oli tohutu osa riigi elanikkonnast vähem kui 4 aasta jooksul. Punased khmeerid muutsid peaaegu täielikult ka inimeste tavapärast elu.
paljud pered hatati üksteisest, inimeste elukohta ja töökohta kontrolliti rangelt. Paljud koolid suleti või muudeti nende otstarvet. Lubatud haridus keskendus ainult põhioskustele ja valitsuse poliitilistele ideedele. Ka tervishoiusüsteem varises kokku, paljud koolitatud spetsialistid tapeti, põgenesid või saadeti sunnitööle. Kaotati ka tavapärane raha kasutamine ja erasektori kaubandus suuremas osas riigist. Selle asemel, et Kambodža tugevamaks muuta, hävitas see veelgi riigi majanduse ja inimeste tavapärase elu. Kui riigis sees oli range kontroll, oli ka Pol Poti valitsusel vähe liitlasi. Kõige olulisem oli Hiina, kes andis suurt poliitilist, majanduslikku ja sõjalist toetust demokraatlikule Kambodžale. Suhted Nõukogude Liiduga olid aga palju kaugemad. Kuid Pol Poti valitsuse suurim probleem oli selle suhted naaberriigi Vietnamiga. Mõlemad riigid olid kommunistlikud, aga juba ammu oli piiril probleeme ja Pol Pot kartis väga, et Vietnam saab Kambodžas liiga suure mõjuvõimu. Pinged viisid järk-järgult relvastatud konfliktini. Iiri toimusid rünnakud mõlemalt poolt ja punased khmerid ründasid mitmeid Vietnami kogukondi. Konflikti süvenedes muutus Pol Pot üha kahtlustavamaks, et mõned tema enda ametnikud töötavad Vietnami heaks. Toimus uus puhastus, eriti Kambodža idaosas pärit punaste khmeride liikmete vastu. 1978 aasta lõpuks otsustas Vietnam Kambodžat täielikult rünnata. 25. detsembril suur Vietnami vägi koos punahmeeridele vastu seisvate kambodžalastega ületas piiri. Paljud Vietnami sõdurid olid pika lahingukogemusega. Vietnami sõjas saadud kogemuse tõttu ei suutnud Pol Poti armee nende kiirele edasiliikumisele vastu panna. Vaid mõne nädalaga langesid paljud punaste khmeride positsioonid kiiresti. 7. jaanuaril 1979 sisenesid Vietnami väed koos oma Kambodža liitlastega Phnom Penhi. Pol Poti valitsus kukutati ja tema vastased moodustasid Vietnami toetusel uue valitsuse. Aga see ei tähendanud, et punased khmerid kohe kadusid. Pol Pot põgenes koos paljude oma järgijatega. Patungo sa Western Cambodia, malapit sa Džunglialadest jätkasid nad tegevust geriljaväena uue Phnom Penhi valitsuse ja Vietnami sõjaväe vastu. Siin muutus külmasõjapoliitika taas keeruliseks. Vietnam oli lähedane Nõukogude Liidule, samal ajal kui Hiina oli Nõukogude Liidu vaenlane. Kuna Hiina oli punahmeeride liitlane, jätkas Peking vastupanu toetamist Vietnami vastu. Ühinenud rahvaste organisatsioonis ei tunnustanud paljud riigid kohe uut valitsust. Phnom Penhi võimule pandud valitsus pärast Vietnami sissetungi jäi vaidluse alla. Seetõttu jäi järgmistel aastatel rahvusvaheliselt tunnustatud Kambodža esinduse osaks ka koalitsioon, kuhu kuulusid punahmeerid. Oluline täpsustus on see, et Pol Pot ei olnud otseselt Ameerika Ühendriikide lihtne liitlane. Ameerika oli Vietnami okupatsiooni vastu ja toetas diplomaatilisi jõupingutusi Vietnami vastase Kambodža koalitsiooni poolt. Samal ajal oli Hiina peamine relvade ja otsese abiandja punahmeeridele. Külma sõja tõttu tekkis kummaline olukord, kus liikumine, mis oli vastutav massiliste tapmiste eest, suutis siiski jätkata, kuna suuremad riigid võitlesid omavahel mõjuvõimu pärast Kagu-Aasias. Kogu 1980-ndate jooksul jätkus Kambodžas sissisõda. Pol Pot ei naasnud enam riigi võimu juurde, kuid jäi endiselt tähtsaks isikuks punaste khmeride seas. Aja jooksul vähendas ta oma avalikku rolli, kui ta vananes ja tema tervis halvenes. Samal ajal jätkus Vietnami sõjaline kohalolek Kambodžas. 1980-ndate lõpuks oli kogu maailm muutumas. Nõukogude Liit nõrgenes ja külm sõda hakkas lõppema. Selle ning okupatsiooni suurte kulude tõttu alustas Vietnam oma sõdurite väljaviimist. 1989 aasta septembris lõppes Vietnami vägede peamine väljaviimine Kambodžast. Pärast seda sai rahvusvaheline rahulepe palju tõenäolisemaks. 23. oktoobril 1991 aastal allkirjastati Pariisi rahuleped. Selle eesmärk oli lõpetada pikaajaline konflikt ja anda Kambodžale võimalus uue poliitilise süsteemi ja valimiste jaoks. Ühinenud rahvaste organisatsioon lõi suure rahuvalve ja ülemineku missiooni nimega UNTAC, et aidata valimiste ettevalmistamisel ja normaalse valitsemise taastamisel, kuid punased khmerid keeldusid rahuprotsessile täielikult allumast. Nad ei andnud ära kõiki oma relvi ja hiljem ei osalenud nad ka korralikult valimistel. 1993 aastal toimusid Ühinenud rahvaste organisatsiooni egiidi all üleriigilised valimised.
suur osa Kambodža elanikkonnast hääletas ning Norodom Sihanouk naasis kuningana, taastades monarhia. Punaste khmeeride jaoks oli selge, et nende poliitiline mõju on kadumas. Nad jätkasid relvastatud vastupanu mõnes piirkonnas. Aga nende kontroll muutus järjest väiksemaks. Paljud võitlejad ja komandörid hakkasid liikumisest lahkuma ning alistusid või läksid valitsuse poolele üle. 1990ndate keskpaigaks ei olnud punased khmerid enam endised. Nende territoorium oli juba väike ja sisemised konfliktid aina kasvasid. Isegi nende enda juhtkond hakkas omavahel tülitsema. 1997 aastal Pol Poti mehed tapsid tema kauaaegse kaaslase Son Senni ja mitu tema pereliiget pärast seda, kui Pol Pot kahtlustas, et teda reedetakse. See tegu ajas teised punaste khmeeride komandörid veelgi rohkem vihale. Ei läinud kaua, kui üks fraktsioon liikumise sees tegutses tema vastu. Pol Pot arreteeriti tema enda endiste kaaslaste poolt ja pandi punaste khmeeride avalikule kohtuprotsessile. Talle määrati eluaegne koduarest. Selleks hetkeks polnud tal enam peaaegu mingit tegelikku võimu. Mees, kes kunagi kontrollis kogu Kambodžat, sai liikumise vangiks, mille loomisele ta ise kaasa aitas. Tema keha nõrgenes samuti märgatavalt. 15. aprillil 1998 suri Pol Pot Kambodža ja Tai piiri lähedal. Ametliku teabe ja punaste khmeeride tribunaali profiili kohaselt suri ta südamepuudulikkuse tõttu. Tema surmaeelsete täpsete sündmuste kohta on erinevaid kahtlusi, kuid pole kindlaid tõendeid teiste teooriate kinnitamiseks. Ta ei jõudnud rahvusvahelise kohtuprotsessini nende kuritegude eest, mis pandi toime tema valitsemise ajal. Pärast Pol Poti surma nõrgenesid kiiresti ülejäänud punased khmeerid. Aastaks 1998 ja 1999 paljud selle viimastest komandööridest andsid alla või võeti kinni. Liikumine lõppes suure sõjalise jõuna, kuid õigluse otsimine ei lõppenud. Mõne aasta pärast Kambodža ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon tegid koostööd, et luua Kambodža kohtute erikolleegium ehk punaste khmeeride tribunaal. Siin mõisteti kohut mõne režiimi kõrgeima endise juhi üle. Pol Pot ise ei jõudnud kunagi kohtu ette, sest ta suri enne selle loomist. Pol Poti pärand Kambodžale ei olnud ainult kokku varisenud valitsus. Riik kaotas nii palju vanemaid, lapsi, õpetajaid, arste, munki, talunikke ja tavalisi kodanikke. Paljud pered ja kogukonnad hävisid. Sunnitöö mõju, nälg, massimõrvad, sõda ja ümberasustamine mõjutasid Kambodžat. Mitme aastakümne jooksul suri peaaegu 2 miljonit inimest punaste khmeeride ajal. See oli tohutu osa tollasest kogu elanikkonnast. Ja siin näeme kõige olulisemat õppetundi Pol Poti loos. Ta ei alustanud võimsa diktaatorina. Ta alustas Salot Sari nime all, olles noor, kellel oli võimalus õppida ja minna Pariisi. Kuid mida sügavamaks muutus tema usk revolutsiooni ja mida suuremaks kasvas tema võim, seda tähtsamaks sai tema valitsusele poliitiline eesmärk kui inimelud. Kui punased khmeerid haaras kogu riigi enda kontrolli alla, nad üritasid sundida miljoneid inimesi elama äärmiselt range idee järgi, kuidas Kambodža peaks toimima. Tulemuseks ei olnud uus jõukas riik, mida nad lubasid. Tulemuseks olid nälg, hirm, sunnitöö, tagakiusamine ja väga paljude kambodžalaste surm. Seega ei seisne Pol Poti kõige raskem pärand ainult selles, kuidas ta Kambodža enda kätte sai, vaid selles, mis võib juhtuda, kui valitsusele antakse peaaegu piiramatu võim ja see hakkab omaenda kodanikke kohtlema kui asju, mida võib poliitilise eesmärgi nimel ohverdada.